Ja sõbrad, teinekord on ju nii, et elamuste nautimiseks pole aega kodust välja minna, linnast kaugemale sõita või siis on Eesti ilm selline, et sajab vihma. Mida siis teha? Tallinna ja Tartu inimestel on eelis, sest et on olemas selline elamuste ja meelelahutuskeskus nagu Auliiris, kus minagi täna juba seisan, aga elamusi ja seiklusi on ju alati mõnusam seltsis nautida ja selleks on minuga täna Grete Vaia. Tere! Grete, saad aru, siin on nii palju huvitavaid asju, on ju. Ma mõtlesin, kõige targem oleks see, kui me peame väikest viisi võistlust sinuga. Vaatame, kuidas näiteks meil tuleb välja bowlingus, võib-olla sõidame mingite motikatega siin ja no, siin on tegevusi nii palju, et aga hakkame otsast minema. Ja selles võistlus on väga lihtne, Grete. Meil on kummalgi 5 viset ja kes 5 viske kõige rohkem punkte saab, siis noh, see on võit, on ju. Te mul hakkas süda puhverda vaima. Ära hakka nüüd. Nii, mina viimati mängis bowlingut? Vaata, kuidas profid teevad, on ju. Vaata. Ja läheb renni. Muidugi läheb renni. Aga vaata, kuidas lõpupoos oli. No ja renni. Kas sul hakkas must kahju või? Hakkas küll, jah. Ma tean, sa hakkad nutma pärast ju. Ennegi nähtud seda. Okei. No mine. Ei! Võta välja. No midagi läheb maha ikka nüüd. Kusjuures ma sain enne straigi, enne kui ma enne sind proovisin. Päris ausalt. Nüüd ei tule. Seda räägivad nad kõik. Ei! Ütleme, tahad sõpradega tulla ja privaatselt mängida, siis sealpool tegelikult on olemas selline privaatala ka, kus on siis privaatpaari ja kõikide asjadega. Ma ei saa kuidagi järgi. Kas sul hakkab juba see pisarakene tulema või? Ära jookse nii kaugelt. Või siiski? No vot. Nii, ikka jah. Sa isegi pea viskama, ma olen ikka kaotanud. Kui ma eksi, siis minu meelest sul oli 30 punkti, minul 22. Tegelikult jah. Ma tahaks usaldada küll tablood, et me mõlemad võitsime, aga olgem ausad, tegelikult Grete, sina võitsid. Aga lähme vaatame edasi. Järgmine võistlus. Kas Paia või Koort? Kumb on sikliseljas parem? Ilmselgelt Paial on eelised, sest tal on ka päriselus mootorrattalood olemas. Vaata, ma ei oska ilma käikudeta sõita. Siis äkki oleme ikka võrdses seisus. See äkki jah. Kus sa oled? Miks ma siin olen? Kus ma teen? On nagu päris sikliga või? Ei ole, ma võin väsa. Keegi tuli just mööda, sina või? Ei! Ma käisin... Mina jäin 15-ndaks. Palju rohkem sinust. No ma ei tea, mina jäin igal 15-ndaks, sina jäid 10-ndaks. Sa teed meelega seda. Ei teinud. Olete valmis? Ei ole. Ei ole. Oleme ühe koha peal. Kuule, see üks tuleb siit läbi ju. Ei tule kuskile. Oh my god! Mingi jalg on siin ees. Ma ei taha! Nii, andke! Ja nüüd Auliiris üks kõige popivaid mänge shuffleboard. See on siis selles mõttes, et siin üleval on jalgkorrusel on ka ja see käib niimoodi, et need litrid tuleb lükata sinna teise poole otsa äärde, kus on samamoodi 1, 2, 3, 4 ja noh, ütleme siin pidama jääb saad 4 punkti niimoodi üleval läheb, see pidi nagu eriti kunnide vise olema, siis saad 5 punkti. Teeme siis ühe mängu, ehk siis kumbki viskab 4 litrit, vaatame. Ja viiekad kõik. Ja kõik, okei, sa paned kõik viiekad. Nii, läheb. Nii. Jäi vist sinna ühe peale või? Nii. Et see on ka selline, et kui ütleme, tuled sõpradega siia, mõnusalt võtad mingi snäksi sööki. Peaaegu oleks jäänud ääre peale. No ega ta pidi vist nii, no läks paljuks. Näh, come on, mida sa tegid? Sina oled süüdi. Nõrk. Noh, sul pole jõudu enam või? Ei ole jah. Mida? Minu viimane. Palun jää peale. Selles me oleme ikka mõlemad vist luuserid.
see nagu jaa, aga tegelikult on päris mõnus asi. Nii, palun liigu ei. Oi, no vot. Nii, nii, kohtunik ütleb siin tagant 0-0, viigis. Ja mulle meeldib. Viik on hea. Viik on selles mõttes hea. Shuffleboardis Gretega viik. Grete, kui tihti sa telekat vaatad? Mitte väga tihti. Uudisid vaatan ära, aga ega ma nagu... Ma eeldan siis, et reporterit vaatad siis? Ja, muidugi. Aga vaata, kiht oleks vaadata uudisid ja filmi näiteks sellelt ekraanilt, mis on 10 korda 6 meetrit. Sellist asja kuskil mujal ei leidu Eestis ja võib-olla isegi Baltimaades kui Oliirises. Ma kujutan ette siin näiteks mingit presentatsiooni pidada ettevõttega, mingid tööalan või business-to-business meetingud, et muusikavideo reliisi. Muusikavideo reliisi, täpselt on ju. Ja muidugi on see, et siin on tablett ja siit telid endale toiduga lauda. Grete, kuidas sul suvi möödub siis? Noh, muidugi, ilmselgelt on rahulikum, kõvasti rahulikum kui eelnevad suved, aga tead, mulle täitsa meeldib. Ma ei ole vist viimaste aastate jooksul kokku ka nii palju nüüd Saaremaal olnud kui sel suvel. Põhirõhk on uute lugude kirjutamise peal olnud. Ja tuleb siis midagi? No ikka midagi tuleb, aga millal tuleb? Need head ilmad väga ei soosi seda. aga see laul on päris pikalt juba valmis olnud ja see tuleb featuring. Kellegagi koos ühesõnaga? Räppariga, joo. Et ma olen väga kaua või väga pikalt oodanud, et saaksin selle laulu välja paisata, aga ma arvan, et kuskil septembri alguses järsku. Järgmine mäng, korvpall. Jumal, ma ei saa sisse neid! Nii, kus pallid on? Kuule, kas ilm läheb küll hästi? Kas ma tõesti võidan lõpuks või? Mine! Täiesti lõpp. 49. Kes võitis? Ma ei räägi suga. Kes võitis? Järgmine mäng õhuhoki ja Grete tegi natukene sobi juba. See tähendab seda, et 1-0 juba juhib. Issand, ma juba! 4 sekundit. End, 4-7. Jällegi taaskord naaratas võiduinn mulle. Mul on hea meel teatada, et me jäime Gretega viiki. Yes. Aga nüüd järgmine kord. Ei hakka nutma järgmine kord, kui see nüüd siia, vähemalt siia Kristiine Oliirisse või siis miks mitte Ülemiste Oliiris ja ka Tartus Edeni keskus on olemas Oliiris. Sinna lähed, siis sa juba tead, kuidas need mänge mängida ja mismoodi need asjad käivad. Sest olid ju esimest korda. Ja teiegi, siin on võimalusi tõesti nii suurtele kui väikestele. Tulge, pidage konverents, töökohtumisi, kusjuures siin saab isegi saunas käia, leili võtta. Samal ajal vaatad oma lemmikspordiala. Ja miks mitte, kas või kinno tulla? Meiegi praegu istume siin, näete, tõmbame endale hea parema ligi ja ütleme endale nüüd tšau paka, sest meie hakkame filmi nautima. Appi, kui